Meile tuli reaalselt remondimees täpselt sellel hetkel, kus ma otsustasin, et oleks hea filmida. Ja nüüd nad puurivad seal ja toksivad midagi. Ja nüüd neid on mitu vist. Anyway, siis nad räägivad ka omavahel. Nüüd kui keegi meid segab vahepeal, siis need on nemad. Aga kõik on teretulnud, nii et see on okei. Ära lase ennast segada. Aga see video on võib-olla natuke teistmoodi kui mu teised videod, sest ma lihtsalt istun siin ja korra räägin, sest mul tuli siuke väike tunne. Tegelikult väga suur tunne. Ma tahaksin midagi jagada. Et mul on tunne, et kellelgi on võib-olla vaja seda kuulda, olgu see üks inimene, olgu neid inimesi rohkem. See on võib-olla siuke asi, mida ma oleks tahtnud, et ma oleksin ise nooremana rohkem kellegi käest kuulnud ja see on ka midagi, mida ma pean siiamaani endale meelde tuletama. Ma nägin just mingit väga head Pinteresti pinni, mis kuidagi võttis kokku selle mõtte väga hästi. Nii ma panen kohe oma teise valguse tagasi, mis tuleb mu telefonist. Aga see pinn oli, et ma teen seda, mis ma teen nende tüdrukute jaoks, kes nutavad oma sünnipäeval ja kaotavad osa endast suvekuudel. Mis kõlab naljakalt võib-olla, aga if you know, you know. Ma mõtlesin, et ma võib-olla tahaksin selle video jaoks teha mingisuguse rohkem nagu skripti, et ma saaksin kindlasti öeldud kõik asjad, mida ma päriselt tahan öelda, võib-olla öelda neid nagu efektiivsemalt. Aga samas ma tundsin jälle, et ma tahan seda rääkida väga emotsiooni pealt ja kui ma hakkan seda kirjutama, siis see võtab rohkem aega ja võib-olla ma ei saa seda nii hästi edasi antud. Ja ma arvan, et tähtsam on see, et see tuleb nagu päriselt, kui see, et see tuleb perfektselt. Ega siin ei olegi mingi väga suurt kontsepti või mõtet, ma tahan lihtsalt selle nagu pühendada ja anda kõigile neile, kes tunnevad, nad võib-olla ei funktsioneeri alati siin ühiskonnas nii nagu peaks. Kui sa tunned, et sa oled nagu maha jäänud mingites asjades või kui sind peatab mingisugune haigus, olgu see vaimne või füüsiline, mida iganes. Kui see kõik lihtsalt tundub väga overwhelming vahepeal, siis see peamine sõnum, mis ma sulle edasi tahan anda, on see, et sa teaksid, et see on okei. Kui sul läheb asjadega kauem aega, kui sa ise arvasid või kauem aega, kui keegi teine eeldas. Kui sul läheb kauem aega, et saad aru, mida sa üldse teha tahad või kes sa oled või millesse sa usud. See on okei, kui see võtab aega väga palju rohkem, kui sa algselt arvasid. Ja ma arvan, et kui me oleme üks hetk valmis siit maa pealt lahkuma, siis me mäletame neid tundeid, mida me tundsime. Ja kui need tunded on head, me tundsime ennast armastatud ja hoituna ja kuidagi et me olime enda vastu lahked, siis ma olen täiesti kindel, et sellel lahkumise hetkel me oleme rahul kõigega, mis me siin korda saatsime. Seega see on veidi võib-olla siuke üleskutse, et sa paneksid iseennast esimeseks oma elus. Oleksid iseenda esimene prioriteet nagu spetsiifiliselt sinu emotsioonid. Et see, et sina tunned ennast enda kehas hästi ja õnnelikult, et see on nagu prioriteet. Kui mingid projektid jäävad tegemata, mingite sõpradega jääb kohtumata, see on okei lihtsalt, et sa tunneksid ennast iseendas hästi. Ma ise otsustasin, et ma olen nõus andma ära pool oma edust või pool ükskõik millest, kui seda on vaja, lihtsalt kui ma saan võtta asju rahulikult. Sest kui sa kogu aeg tunned, et sul on pea laiali otsas, siis see on ilmselt sellepärast, et sa multitaskid palju, et sa ei tee ühte asja korraga. Rahulikult üks samm korraga ja ma räägin seda nii nagu iga päev, nagu ärka enne üles, söö rahulikult hommikust, tee nagu üks haaval oma asju, pole vaja rapsida, nagu pole vaja, nagu mille poole, nagu jah, meil on unistused, aga kui sa selle kätte saad, mille poole siis, nagu see on lihtsalt mingi lõpmatu võidujooks, millel ei ole finišit, sest et ei see rahutunne, ega see õnnetunne, ega enda kehas enda hästi tundmise tunne ei ole selle lõpmatu finiši lõpus, millel tegelikult ei ole lõppu, aga me vahel kuidagi võib-olla veename ennast, et sellel on mingisugune finiš ja kui me sinna jõuame, siis me oleme lõpuks õnnelikud. See on kohe siin ja kõik need ilusad tunded tulevad kohe, kui sa aktsepteerid ennast täpselt sellisena, nagu sa oled. Ja teiseks mõistad, et kõik su unistused ja kõik on 100% teostatavad, aga nendel ei ole pointi, kui sa tunned ennast nagu halvasti sinna minnes. Sa ei pea ohverdama oma praegust heaolu mingi tulevase asja pärast. Vähemalt see on minu point of view. Et jah, ma tahan nautida mingeid asju, kui nad kätte jõuavad, aga ma tahan ka praegu nautida. Sest et see eeldus, et mingi asi peab saama mingiks hetkeks tehtud, et see nagu eeldus tapab kõik teotahte. Aga samas, kui sa võtad kõik eeldused ja ootused enda pealt maha, siis ma arvan, et see laseb hinge vabaks ja kuidagi siukse loovuse vabaks, mis siis tegelikult laseb asjad võib-olla palju kiiremini. Siin on ei tulla lihtsalt see press ja tamp ei ole nagu hea. Ühesõnaga, tahtsin lihtsalt öelda seda, et see on okei, kui sul võtavad asjad kauem aega. See on okei, kui sa reaalselt pead tegelema ainult sellega, et elus püsida.
ja kui sa ei tea võib-olla, mis sa tahad nagu oma eluga teha või nagu mis su see nagu päris calling või kutsung on, siis ma lihtsalt ütlen, et usalda oma intuitsiooni. Intuitsioon ei anna sulle nagu kogu pilti kohe ette, vaid intuitsioon annab nagu tera haaval, vaata. Nagu kujuta ennast ette 30 aasta pärast, on ju. Siis kogu see tee, mis sul nagu sinnamaani on nagu viinud, see on kõik nii loogiline, sa lihtsalt tead seda juba, siis see on nagu juba looks formuleerunud, praegu see kõik on tundmatu, aga sellel hetkel sa juba tead kõike seda, mis juhtus, miks juhtus, millal juhtus ja sa tead, et kõik sai alati korda, on ju. Nii et mu küsimus on selles, et kas sa saad tunda selle inimese energiasse, kes oled sina 10 või 30 aasta pärast, kes nagu näeb juba kogu seda teekonda, mis sa oled läbi käinud ja tema teab, et kõik saab korda, et kõik sai alati korda. Ja võib-olla kui sa suudad sellesse energiasse tunnetada, siis mitte miski ei tundu enam nii hirmus, sest sa tead nagu, et on versioon sinust, kes juba nagu näeb kogu sinu teekonda. See kõik on tegelikult juba olnud. Nii et kõik on turvaline, nagu kõik lähebki täpselt nii, nagu minema peab ja sellepärast seda nagu öeldaksegi. Ja intuitsioon annabki neid nagu vihjeid, võib-olla nagu tükk-tüki haaval, ta ei anna sulle kogu teekonda kohe ette ja ütle, et võib-olla ma ei tea seda treeneriks saada, võib-olla ta ütleb enne, et tahaks täna jalutama minna ja järgmine päev tekib tunne, et tahaks nagu jooksma minna. Ja siis tekib tunne, et mind huvitab mingi asi, ma nüüd nagu guugeldan selle kohta, see tuleb tükk-tüki haaval, lihtsalt üks hetk see kõik nagu pusle läheb kokku, aga intuitsioon jah, ei annagi sulle kõike kohe. Sellepärast ma usungi seda, et nagu follow your joy, ehk siis lihtsalt mine oma õnne ja selle järgi, mis sind sütitab. Ja lihtsalt vahel see ka enda intuitsiooni kuulamine, kõik see tundub ka nii overwhelming. Nii et ma tahangi öelda, et siis on okei keskenduda lihtsalt ellujäämisele, lihtsalt eksisteerimisele. Üks samm korraga. Sul läheb nii hästi, sa oled nii tubli. Ma loodan, et sa leiad endast selle, et olla iseenda vanemaks. Kallistada ennast, kui sul vaja on, olla enda vastu hästi tore ja lahke. Sest et kui sa suudad enda vastu olla hästi tore ja lahke, siis sul on kõik, mis sul elus vaja on. Ma loodan, et see resoneerus kellegagi ja saadan kallisid musisid ja hästi palju soojust. Ciao!